Ilusat külluslikku päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime ärkamisest, tervenemisest, mitteärkamisest ja sellistest teemadest. Minult on palju küsitud, et sina, kui sa aitad inimesi, ükskõik kas teraapiatega või kas või Valguse kanali videotega, et mis on kõige suurem takistus, mis takistab kellegil saavutamast, nii-öelda tervenemast, ärkamast või tasakaalu saavutamast. Ja üks vastuseid võiks olla tähelepanu hajumine, sest kõik välised asjad segavad meid. Ja välised asjad tekitavad meisse erinevaid uskumusi ja lugusid. Ja need ei ole meie omad, need on väljastpoolt tulnud, mida me võtame ise omaks, omal vabal tahtel. Ehk siis tähelepanu hajumine on see, mis takistab meid. Ja kui me ei ole hajevil, siis meil lihtsalt võib olla igav või me tunneme ennast mingil põhjusel ebamugavalt. Ja aus selles mõttes ülestunnistus või aus märkamine on siin see, et tegelikult mitte keegi ei taha ennast ebamugavalt tunda. Ja tänu sellele mitte keegi ei taha iseendaga koos olla, sest iseendaga koos olles vaikuses tulevad meie kõigi allasurutud emotsioonid pinnale ja keegi ei taha seda tunda. Ja keegi ei taha ka tunda oma keha, mida keha meile räägib. Mitte keegi ei taha tunda end üksikuna ega tunda neid emotsioone, millega me pole tegelenud. Sest ülesanne on tegelikult siin maailmas lisaks igaühe individuaalsele eluülesandele, mida ma muide käsitlen internetikursusel, mis on sinu eluülesanne, siis me peame koorima maha iga kihi sellest, kes me oleme, et mõista, et me pole midagi sellist, mida me arvasime, et me oleme. Ja suutma jõuda ka sellesse kohta, kus me saame seda kõike isiklikult kogeda. See võib olla väga pikk protsess, aga praegu paljud, mida ma olen märganud, kogevad seda väga kiire aja jooksul ja on segaduses, sest nad ei saa aru, mis toimub. Ja paraku paljud inimesed ei ole valmis vaeva nägema. Aga hea uudis on see, et ükskõik kui raske see sulle tundub, kõik saavad sellega hakkama. Ja paraku praegusel ajastul on enamike inimeste tähelepanu hajutajaks üks väike vidin, mille pealkiri on telefon. Eriti, mis puudutab noori inimesi, mis ma olen märganud, kellel on pidevalt vajadus vaadata oma telefoni, kas sinna tuleb mingi sõnum, vastata sellele kohe ja nii edasi. Ja see näitab seda, et inimene tegelikult veedab suurema aja oma elust ekraani vaadates, mis tähendab seda, et ta on nii-öelda nutisõltlane ja raiskavad oma elu. Ja kui sa avastad, et sa oled olnud see nutisõltlane ja üritad seda mitte teha, siis sa märkad, kuidas tekitab ebamugavust see, kui sa oled otsustanud, et ma ei vaata praegu telefoni. Aga see vajadus ei kao kuskile selle otsustamisega, vaid see vajadus on endine ja see tekitab ebamugavust, kui sa ei vaata. Ja siis suure tõenäosusega sa otsid lihtsalt järgmist tähelepanu kõrvale juhtimist, järgmist tüüpi, kes sind päästaks sinu enda valusate tunnete eest. Ja seda teevad praegusel ajal enamik ühiskonnast.
ja paraku, kui sellest rääkida, siis enamik ei taha seda kuulata. Ja ma usun, et kui sa oled kõigest sellest teadlik juba ja sa oled ka teadlik sellest, mis maailmas toimub ja mis on selle asja taga tegelikult, siis ja kui sa oled üritanud oma lähedasi või sõpru üles äratada, siis sa oled märganud ju, et enamik ei taha sellest midagi kuulda. Ja sest põhjus võib olla ka selles, et need inimesed on lihtsalt õnnetud ja nad ei julge võtta ühtegi sammu teha selles suunas, et vaadata, miks nad tegelikult õnnetud on. Mis on selle põhjus ja mida nad peaksid selleks ette võtma. Sest enamik inimesi, kes käib palgatööl, on õnnetud. Nad on valmis võõrale naeratama. Aga kui küsida, kuidas sul tegelikult läheb, siis ei pruugi nad muud vastata, kui et panevad näole võltsnaeratuse ja ütlevad hästi. Aga praegu on see aeg, kus enam ei ole võimalik seda teha, sest maailm hakkab näitama meile kõigile, kus me parasjagu oleme. Maailm on peegel ja sellest peeglist me räägime juba järgmises videos.